See oli Põltsamaa poistebänd S&M's, kes esinesid kevadel Eesti Laulu finaalis kontserdi osas. Enne seda ei teadnud neist keegi mitte midagi. Kuidas? No keegi teadis, teie teadsite. Kuid pärast seda, kui nad olid laval Epliku soorebaseid laulnud, saavutasid nad mõne päevaga Facebookis ligi 20 000 klikki. Mida see tähendab tegelikult? Seda me kuulsime, see on klikk, on vaatamised. Huvitav muidugi see, et Epliku enda 2013. aasta muusikaauhindadel esitatud lugu jääb sellele huvile alla natukene. Loomulikult on Epliku esitusi, mis on palju rohkem vaadatud kui nende oma, aga siiski. Täna bassil teeb keha selle bändi juhendaja Reigo, kuna hommikul saime teada, et bassipoiss on raskelt haige, tulla ei saa, aga Reigo on alati valmis keha tegema. Küsiks mõned küsimused teie käest ka, et me alustame sessiooni muusikast ja noortest. Siim, et millist muusikat sina kuulad? No, pop ja... Katsun selle kuidagi käima ka saada ikkagi. Nii töötab vist. Tule. Nüüd töötab. Pop ja pop-rock põhimõtteliselt. See oli Deep Purple 1972, et kas see nagu tegelikult ka sind nagu sinu sinna huvivaldkonda kuulub või on ta lihtsalt see, et nagu kohustuslik kirjandus? Ei, see on pigem nagu... See on põhimõtteliselt vahepeal. Aga lahe on mängida küll, eks ju? Nii, lähme edasi. Madis, kuidas sind see suur tähelepanu, mida teie bänd on pärast saanud, mõjutanud on? No kõik räägivad ja mul on uhke tunne. Oli kõva tunne küll, eks tulla pärast seda koju, kõik rääkisid ja tahtsid autogrammi ka saada, väiksed tüdrukud sinu käest või? Ei tahtnud, aga kõik rääkisid ja uhke tunne oli, jah. Kas see pani ka teid rohkem harjutama pärast? No võib-olla isegi, jah. Nii et loodan, et ka pärast tänast esinemist mängite veelgi suurema innuga. Et Mattias, et kui me räägime meedia tarbimisest, et kas YouTube või televiisor? YouTube. YouTube. Mis seal YouTube'is ka siis on sellist, et nagu vaadata tasuks? KSI, Brutus ja PewDiePie. Oota, ma mõtlen natukene. Igasuguseid. Kõlab nagu ulme, aga vist tasuks selle peale nagu mõelda meil turundajatel. Silver, et kuidas sinuga lood on? Et millist muusikat sina kuuled? Sina oled vist aasta vanem teistest poistest siin. Rocki ja räppi. Eminemi? Jah. Kas oled ise plaanid ka nagu sellist räppari karjääri hoopiski alustada? Ei, veel ei ole selle peale mõelnud. Väga lahe. Reigo, kuule, kuidas lastel on? Et kas oled sa tunnetanud ka seda, või kas noorte tähelepanu saamine kitarritunnis on lihtne? Väga lihtne. Kuidas seda teed? Kuna me oleme üks ühele klassis, siis ongi tähelepanu minu peal ja väga lihtne. Kontroll on sinu käes, nii et üks ühele kommunikatsioon töötab väga hästi. Laval ilmus ka Liisa, bändi laulja, et millist muusikat sina kuulad ja sinuealised tüdrukud? Kõike. Kui sa peaksid valima, mõtled, ma nüüd kuulan midagi, et mida sa siis kuulaksid? Et sa lihtsalt kuulad ja otsustad, kas see mulle meeldib või ei meeldi ja valid siis mingi loo. Nii lihtne ongi. Nii et kuidas nüüd siis tänapäeval nende meediauuringutega nagu siis hakkama saada, et küsid inimeste käest, tegelikult sa ei saagi vastuseid. Sa pead neile midagi pakkuma, siis saad teada, kas see läheb või ei lähe. Ilmselt see ongi tänane reaalsus. Me ei saa, tahad midagi öelda või? Ei taha, jah. Et ilmselt oleks kuritegu, kui me ei laseks neil või ei kuulaks ka nende esituses Epliku soorebaseid. Nii et olge head. Ringe,
aplaus.